siis jah. Millest me alustame, aga võib-olla te räägite natuke endast, et kes te olete ja kuidas te Eestisse sattusite ja miks te siin olete? Mä olen siis europarlamentin kandidaat. Hei, mä olen Leena Hietanen. Mä olen tegelikult siis Suomen ajakirjanik. Olen ollut 10 aastat kauppalehti ja Turun Sanomat. Tegelikult mä mietin siitä Äripäivästä. Sä olit Äripäivässä minun konkurentti ja tegelikult minun allikkas. Mä alattiin. Sä tegelikult natuke tekit se nagu selliset nagu piiri peal nii selliset tegelikult uuriva ajankirjoitustööt, että vahel need oli rohkem skandaali kui. Tegelikult mä sain väga hästi nagu lugusid sinu kaudu. Ja 10 aastat oli väga head aastat mulle. Et tegelikult nagu yhdet parimmat Suomen ajalehet. Ja mä tegelikult nägin seda Nõukogude Liidu seda imperiumi kokkuvarisemist ja ühe väikese riigi nagu ülesehitamist kapitalistlikuks ja majanduseliiti kaudu, mis oli väga huvitav. Ma sain nii hea vaatevinkli sotsialismi ja tegelikult liberalismi, kui selline on, et mida tegelikult ei näinud midagi muud kui sa korrutasid kahega nagu sotsialismi ja siis sa said lihtsalt liberalismi, nii nagu see Mart Laar seda tegi. See oli väga huvitav. Ja praegu ma olen nüüd siin Eestis nüüd elanud ja kirjutan raamatut praegu. Ja nüüd toetan seda Natsnoida Sorit, sellepärast, et tegelikult minu europarlamendi teemad on see, et Balti riigidesse, Eestisse, Lätisse peaks taastama demokraatia. See on nyt se Euroliidu siseminen demokraatiavestlus, että missä siinä on toivonut nende venäläistenkaan. Että se peab nyt tegelikult nagu lahentamaan se kysymys. Sellepärast ma olen nüüd siin. Aga mis sinu arvates siin on valesti või mis siin toimub? Mä ütlen kohe, että se tegelikult se paradigma, mitä Eesti teki, kuidas Eesti riiki üles ehitatti. Minu mielestä teillä on täiesti vale arusaam, missä oli Nõukogude Liit ja missä oli Nõukogude Liidu tähendys Eestille. Et minu mielestä olette väga nagu alahinnannut täielikult enda oma minevikku. Ja selle nagu, että missä oli Nõukogude Liidu, siis Euroopa väärtuset on tegelikult Nõukogude Liidust pärit. Te ise olette olnud maailman liidrid, moraaliset liidrit ykskord Nõukogude Liitukaa. Ja on raske usuta, että te voitte kukkuda niin sykävälle, kuin te olette kukkunut. Ei kun arvosteta sellakaan, että tegelikult se multikulttuurisuus, demokratia, kõik need nagu, että ei etnilisus ei loe, religios ei usk ei loe. Kaikki need on pärit tegelikult Nõukogude Liitus, need Euroopat sotsialistide väärtuset. Se terve nagu areng, se on se, mitä Euroopassa tehtiin. Siiski se tuli Nõukogude Liitust nende sotsialistidella oli lihtsam saada need mõtted läbi. Se progress. Kuna se Nõukogude Liit oli nagu selline eesmärk. Et ilma teiettaa seda ei oleks kunagi tulnud sitä Eurooppa sitä arengut ja heaoluühiskonta. Että ise ei minun mielestä ei saa aru sellest, kui tähtis teie roll on olnud. Et nyt tänäisellä päivällä on väga raske aru saada, että siinä on yksi ainukene riik Euroopassa, kus on vähemmusel puutub kodakonsuus. Et selles mõttes, nagu ma ütleksin, että takaisinkäik on ollut kyllä toisti kohtav. Ja no me oleme ise seda arutanud nii, et see tuleb sellest, et lihtsalt väga kerge on tagasi langeda vanadesse rööbastesse. Tead, vist se on nii, että minä isekin arvan niin, että on imelik, että se Baltikum on hakannut olemaan Euroopassa se kaiken nagu konservatiivsem. Se on niin sellainen vähikäik. Että kaikki nagu se progress, missä oli Euroopassa, te sovitte tehdä sille tyhjäksi. Että nagu, missä siinä oli, että miksi se on niin nagu vastik teille, että se yhden kielen ja kielen kulttuuri ja rahvapolitiikka on se ensisesti natuke vale. Se on rohkeasti Israelin muoti. Se ei sovi Euroopassa erittäin hästi. Kun eestilaiset oli niin arenenut, teillä oli, minun mielestä Eesti oli yksi Nõukogude Liitu kaiken nagu sellainen, mikä se on kansandemokratia? Rahvademokratia. Väga hästi hoolitsetut väike rahvademokratia. Ja tegelikult nagu teie majanduseliit on täiesti kaottanut suhteet Venemaaga. Kõik see, mis oli teie nagu kaiken parim kapitaal, on enam vähem hävitatud. No Soome on selle üle võtnud nüüd. Enam vähem. Soome ettevõtjad kasutavad eestlasi nagu seal Venemaal, aga tegelikult nagu minä käisin Suomen ettevõtjatega
Venemaal oli sellaiset nagu messit. Nendel oli eestlaset kaasa. Eestlastel oli niin lihtne näiteks Minskis. Kun mä vaatasin kun oli ne eestlaset, kes oli nagu näiteks boksissa istusit. Nendel oli kohe järjekord. Ja mä kysyisin selle eestlasen käest, että kuidas sulla on niin paljon siinä neid klientteja. Hän ütles, että ne on lihtsalt tema armeijakaasalaset. Tämä on mielestäni entä armeijakaasalastelle. Että eestlastel oli kohe suhteet olemassa. Kaikki tuttuusrinkunat siellä Venemaalla. No suomalaiset on minkin voittanut sitä kaasa-aikaa, me olemme kauttanut. Meillä ei ole enää niin. Me olimme siiski Neuvostoliiton liituna kuin se lemmik-laps. Me saimme kaikki ja velki rohkeam. Että me toistin saimme kasvua Neuvostoliiton liitosta. Niin, nagu eestlasetkin. Että selles mõttes mulla on täiesti vastuunpiteinen arvamus kuin teillä entalla. Mis kasu see oli siis? No se kasu oli se, että tegelikult Eesti on niin väike rahvas. Kuidas te saitte maailman liitriksi? Että ainutkeinen koostöös selle nagu nende rahvasten liitu vapariikkikaa oli voimalik olla isekin tähtsam kuin Amerikka yhdellä hetkellä. Siis kun Amerikka käisi Vietnamin sota, niin siis Neuvostoliiton liitto oli tegelikult maailman moraalinen liider. Että olitte siellä koos. Ei teillä halvasti mennyt minun mielestä. Ei se halvasti ole väikkeiselle rahvalle. Aga Soomel on ka väga hästi läinud ju. No tegelikult meil läks hästi siis sellel ajal, kui meil olimme see sõprusleping Nõukogude Liiduga, kuna siis me olimme tegelikult väga tähtis maailmas. Me korraldasime kõik igasugused need tippkohtumised, että meil käis nii Bush kui Gorbachev kui igasugused inimesed. Praegu neid ei enam tule. Nyt me olemme ainut tekitanud probleeme maailmassa, kuna Suomi on se Baltikumin just selle Venäjän vähemmuse nagu oikeusten rikkumiste suurem toettaja. Mä kasutan sanaa Suomi on Eesti apartheidin suurem toettaja. Ja se on nagu väga kahju. Aga noh, samamoodi võib ka praegu Hiina kohta öelda, et see on nagu maailma liider ja aga samas inimesed ikkagi kannatavad ju. No minä natuke kahtlen seda, et kas inimesed kannattavad. Ma mõtlen kannattasid Nõukogude Liidus. Mis mõel need inimesed kannattasid? See on tegelikult selline, see on nagu väga suhteline. Ma olen väga vähe näinud inimesi. See, et seal oli nappus selle kaupast, et ei olnud asju. Reisida ei saanud. No aga teil oli üks suur imperium, seal sai reisida selle sees. No, mutta tegelikult küll, saan aru, et ne on olnud küll asjad. Sa olid nagu vang ikkagi oma kodumaal, nagu oma kodus. Sa ei saanud öelda, mõelda, mida sa tahtsid ja öelda ja kõik oli... Raha nüüd pole ja keegi teid ei oota. No mingil mõel see võib olla tosi, aga siiski see reisimise võimalus on selline, et seda siiski... Ma ei tea, kui oluline see tegelikult inimestele on. Turism on omal moel üks ka selline nagu... No ma ei tea, see on nagu raske aru saada, kui kaua see nagu ka on hea selline ettevõtlus. Ma ei tea, kõige suurem looduse kahjustaja ka, kui selles mõttes nagu vaadata asia. Aga no, see on arusaadav. Reisimisvoimust oli vähe ja siis tegelikult just see, et sa ei saanud osta asju, mida sa oleksid soovinud ja teine see, et mida sa oleks soovinud öelda veel rohkem. Aga jällegi see, et lääne demokraatia on selline nagu suomeksi öeldakse kilpailutettu demokratia. Ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda. See tähendab, et meil on parteid, aga nende vahe on väga väikene. Sa ei tegelikult saa üldse aru, mis on nende vahe. Et tegelikult näiteks Venemaal praegu seal on siiski kommunistid opositsioonis. Seal on toesti suur vahe, kui seal voimu vahetu. Et läänes ei ole praegu selles mõttes nii suur, nagu seda demokraatiat, ma ütleksin siiski, et see on Venemaal kindlasti olemas just sellepärast, et seal on see opositsioon, kus on kommunistid. Et kui seal toimuks pööre, see oleks totaalne. Said aru? No ja. Et samasugune, et sa tahaksid, et samasugune võimalus oleks siis igal pool mujal ka või? Ja, mutta tegelikult meil ei ole seda. Euroopas on see parlamentarism, on tegelikult teinud need parteid väga sarnasteks. Need on kõik heaoluparteid, heaoluühiskonnaparteid, enam-vähem väikeste detailidega erinevused. Et selles mõttes see ei ole mulle selline nii imelik. Mulle oli rohkem imelik see, et Eestis see üheparteisüsteem, see nagu töötas nii, või siis on tootanud nii konkurentsivõimeliseid poliitikuid, et ne on täpselt samad, mis on praegu
poliitika tipus, kes oli tegelikult Nõukogude perioodil. Et see on mingil moel, see on väga nagu huvitav nähtus, et üheparteisüsteem on siiski valinud välja need samad poliitikud kui nii nimetatud demokraatia. See on tõesti huvitav, jah? Ja, et siis selles mõttes see üheparteisüsteem, seda peaks natuke uurima, kuidas seda tehti, kuidas see tegelikult nagu töötas. Et ei see ole, siin on mingisugune suurem sügavus siin sees. Et näiteks Ameerika, keegi ei kahtle, et Ameerika ei oleks demokraatia. Seal on ainult 2 parteid. Et venelased on alati, need on tulnud toime nagu vähemaga. Ja nendel on 1 partei, see aitab. Ja siis keegi ei kahtle, et see on ka demokraatia. No Hiinas samamoodi on ainult 1 partei. Ja. Et nähti, ma ütleksin nii, et Eesti eesmärgiga ma ei kohe hakka nagu ütlema, et üheparteisüsteem on halb. Et Eesti näitas mulle seda, et siin on siiski mingisugune nagu sügavam asia sees. Paneb mõtlema. Jah. Okei.